Digisaate tulevikulahendused ja 5G toob sinuni Telia. Tere head kuulajad, 13. juuni nimetud digisaade on teiega ja nimelised inimesed on teiega selles saates Henrik Roonemaa, Hans Lõugas ja meiega on koos Glenn Pilvre. Räägime sellest, et Apple'ist on saanud nüüd järelmaksufirma ja väga palju muid tegevusharusid, sellepärast et võtame kokku kõik suured uudised, mis tulid eelmise nädala Apple'i suurelt arendajate konverentsilt seoses iOS-iga, macOS-iga, uute MacBookidega ja võib-olla isegi Apple'i uuest autost nägime kildu. Mis veel teemaks on, kindlasti räägime sellest, et Euroopa Liit on lõpuks pannud nüüd võimsalt jala maha meie mobiililaadijate osas ja lõpetame saates väikse sissevaatega elektriliste kaherattaliste maailma. No nii, WWDC ülemaailmne arendajate konverents toimus siis juuni alguses, nagu ikka Apple'il. Ja ports uudiseid tuli sealt, mida me võiks nüüd üheskoos läbi hakkida, et mis sellest on olulist ja mis mitte. Ma siis Hans, kui sa juba nii julgelt seal esined, julgelt pead tõsta, et siis ma kohe lajataks sulle tagasi selle, et mis siis kõige olulisem uudis oli sinu arvates? Kaval. Aga ma siis vastan sulle, ma arvan, et mõõdame olulisust selle järgi, mis mõjutab kõige rohkemaid inimesi ja kõige rohkemaid inimesi mõjutab uus iOS kindlasti, sellepärast et see lihtsalt on iPhone on nii palju maailmas ja kõik inimesed kasutavad seda ja mis on siis iOS 16, mis ei ole veel kasutatav, et teie head iPhone'i kasutajad praegu veel seda ei saa, kui te ei ole just arendajaks registreerinud ennast. Aga see sügisel peaks tulema meie kõigi telefonidesse ja uutesse iPhone'idesse. Ehk võib-olla siis vaataks, mida seal on nagu huvitavat. Ja ma tegin saate alguses sellise, üritasin kalambuurit seda, et Apple'ist on saanud järelmaksufirma. Aga see oli väga huvitav nüanss, mis nad ütlesid, et siis Apple Pay, mis on mobiilne makselahendus, on nüüd saab uues opsüsteemis sellise muudatuse, mille nimi on Apple Pay Later, maksa hiljem. Ehk sõnastuses mõttes, kui sul on vaja teha mingi makse Apple Pay'ga, olgu see siis füüsilises maailmas, ma sain aru, kui sa oled näiteks kuskil leti ees maksad midagi või internetist, mõnest äpist, siis sul on võimalik teha see makse lihtsalt juppideks ja maksta mitmes osas. Ja see on vist 4 osas, automaatselt läheb see summa, olgu ta siis näiteks 50 eurot või 100 eurot või rohkem, saad 4 osasse jagada intressivabalt. Ja kuidas see kõik seal taga toimub, see on nagu finantsmaagia on ju, aga väga nutikas ja selline Apple'i mastaabiga võte, mis mulle tundub nagu paneb kohe küsima väga palju teiste igasugu miljonite teiste järelmaksu teenuste osas, et kas need üldse on vaja ja kui Apple platvormina seda teeb, kas see on üldse õige, kas nad tohiks seda teha. Ja muide on ka küsimus see, et kas see on moraalne, see alati, suurfirmade puhul on küsimus see, et järelmaks võib olla inimestele teate hukatuslik tarbimisarvumuste osas, et võib-olla ei peaks sellist asja üldse soodustama nagu järelmaks. Ega see Apple Pay Later väga huvitav innovatsioon. Kas on meil alust arvata, et see üldse jõuab ka Eestisse või? Sellepärast, et ma saan aru, et seal see järelmaksu teenuse pakkuja on Apple ise, eks vist, mitte Goldman Sachs või mingi USA pank, ehk mingi loogika järgi ta võiks nagu siia jõuda, teistpidi see tuleb kõik tuleks USA jurisdiktsioonist välja. Ma ei ole spetsiaalselt uurinud, aga ma kuidagi oma peas lahterdasin selle mingiks eriti USA teemaks, kus sul on kõik need krediidi, igal tavainimesel on ka, eks ole, oma see krediidi reiting, mingid agentuurid panevad seda kokku ja see on nii teistmoodi maailm. Sul võib olla õigus, aga ma mõtlesin, kuna just Apple ise on see teenuse pakkuja, pluss Apple Pay juba on eurotsoonis väga laialdaselt levinud, siis ei tea, aga sul on õigus, et see esimesest päevast alates vist ei tohiks Eestis olla saada. Aga selles iOS-is on veel asju. Ja seal on ju tegelikult, vaata, sa võtsid nüüd sealt, ütleme, kui seda kasutaja nagu
kasutajateekonda vaadata, et siis sina leidsid selle kõige viimase asja, et seal on menüüs on ju, siis ma tõstaks lauale kõige esimese asja, mis on see, et sa telefonile isegi ei pea lukust lahti tegema, lihtsalt vaatad telefonile otsa, et siis lukuekraan või see lock screen või siis nii-öelda, mitte siis koduekraan, kus sul need kõik äpid reas on, vaid just see lukuekraan, mis näitab sulle teavitusi ja kellaaegu. See sai nüüd siis väga-väga suured uuendused, või õigemini siis saab, sest eks see iOS tuleb sügisel välja. Esimest korda sa saad siis muuta, võib-olla see on üldse esimest korda kõigis Apple'i toodetes, sa saad muuta millegi väljanägemist. Nad lubavad sul fonti näiteks muuta seal selle kellaaja fonti, sa saad seda teha suuremaks ja siis igasugu interaktiivsed vidinad sa saad sinna tegelikult lukuekraanile juurde lisada, et ta näitab sul mis iganes on ilma või samme või mida nagu äpid võimaldavad. Et see on kihvt ja mis on veel huvitav uuendus, et teavitused, mis kogu aeg on ju, me teame, et nad tulevad sealt ülevalt, kukuvad nagu su koduekraanile, eks ole, siis nüüd nad hakkavad tulema alt. Et nad siis nagu vupsavad alt välja nagu seened ja mõte on selles, et Apple on oma piiritustarkuses jõudnud järeldusele või arusaamale, et inimestele ei meeldi, kui need teavitused katavad kinni nende taustapilte. Sest nad panevad tihti peale oma, ma ei tea, pere või lapse, naise, koera, ma ei tea, mis iganes, parima sõbra pildi sinna ja siis neil on jube kurb meel, kui kellegi teavitus tema näo kinni katab, et nüüd siis need teavitused hakkavad ilmuma all, et sellest peamiselt mulle tundus selle iOS-i kõige suuremad uuendused olidki seotud selle lukuekraaniga, mis on iseenesest veider, ma ei saa täpselt sellest ka aru, palju inimesed seda lukuekraani siis nagu vahivad või minul on harjumus, kuna see on näotuvastusega see avamine, et ma võtan telefoni kätte ja lükkan pöidlaga alt lahti ja ma seda lukuekraani peaaegu kunagi ei vahigi, aga ju siis ma olen erandlik tarbija. No, kui võib-olla nii? Ja ma tahan öelda, võib-olla seal oli nagu näha, et see on inspiratsiooni saanud Apple'i kella pealt, kus sul on väiksed selliseid igapäevaseid asju, mida sa võib-olla vaatad ja sa ei pea selleks telefoni avama ja kui need jõuavad sinna lukuekraanile, siis on mõte, et sa vaatad ja sa ei avagi telefoni, olgu siis ilma teade, kas sul on lugemata sõnumeid või midagi taolist, on ju. Aga eks me näe, kuidas see välja kukub. No kui siin jutuks tuligi ekraani vaatamine, siis muidugi üks featuur, mida ma siit nagu oluliste osas välja loen, on siis see passkey'de või kuidas me seda nimetame, siis sisse logimine ilma salasõnata. Ehk mida peaks siis ka toetama uus iOS niimoodi, et ta teeb sinu näost ja sinu puudutusest siis sellise unikaalse võtme, mille abil sind tuvastatakse siis veebisaidil ilma paroolita. Ehk et põhimõtteliselt on see ju sama asi, millest on siin ka jutuks olnud Microsofti ja Google'i kontekstis. Jah, just, et see võibki nüüd siis võime siis nagu näha, kuidas see reaalsuses välja kukub, kui iOS selle käima paneb sügisel. Just, et see ikkagi, ma ei tea, kas nüüd just üllatus on, aga see tundub kuidagi, et seni on see nagu jutuks olnud ja kas Apple teeb selle siis tõesti niimoodi lupsti kohe ära. Ja see võimalik on, ja muide natukene sellega kõik seotud on see, et üks päev, või ma olen siin pikalt kiitnud iPhone'i kasutajana Swedbanki äppi, kuhu on võimalik sisse logida näotuvastusega. Kui ma teen näiteks mingid makseid või tänapäeval minu meelest isegi 2,99 kuskil veebiteenuses nõuab mingit pagana autentimist nagu läbi panga, ei ole tüütu on. Aga Swedbank võimaldab siis mul teha seda telefonist läbi näotuvastuse ja nüüd just paar päeva tagasi ma sain äpi uuenduse, et ka LHV-le on siis iPhone'is tekkinud biomeetria ehk näotuvastus külge. Ilmselt ka sõrmejäle tuvastus, kui selle kohta ma ei oska öelda, mul nii vana iPhone ei ole. Aga lihtsalt olgu ära märgitud, et nüüd on siis Eestis 2 panka, kes näoga võimaldavad ka makseid teha kõike. No ja lisaks on siis näha ka, et kuhu poole liigub tehisintellekt, et nüüd võimaldab Apple'i uus iOS siis sikutada piltidest välja asju, inimesi ja loomi niimoodi, et taust jääb maha. No jah, see oli kihvt asi, ma vaatan, see sama pilditöötlustiim on oma tööd hästi teinud, eelmine aasta tegid selle, et sa said foto pealt valida siis teksti kopeerida ja nüüd on sama asi ka videotesse jõudnud ja võtad auto taustast välja või koera. Mis iganes, et kui hästi see muidugi toimib, aga teistpidi, see on võib-olla, kuidas ma ütleks, see on selles mõttes selline
võib-olla hea näide selles osas, kuhu selline ülemäärane arvutusvõimsus tegelikult võiks nagu liikuda, et sellest tõesti nagu on kas siis kasu või on see lihtsalt äge või kihvt, et kui sul tõesti seal mingisugune närvimootor või neural engine teeb mingeid miljardeid operatsioone sekundis, et kuhu see arvutusvõimsus jõuab, et see on see koht, et tõesti tullakse sul appi selles osas, kus sa varem siis joonistasid, ma ei tea, Photoshopis mingisuguseid lassosid ümber koera nina, eks ole, et nüüd teeb seda ära Photoshop sinu on ajalugu. Jah, et seda teeb nüüd tehisintellekt, et siin kohal kas see jah, et see just nagu iOS-i omadusena tuleb, on iseenesest muidugi tore, aga see on lihtsalt näide sellest, kuhu poole üldse see selline arvutusvõimsuse ja protsessori võimsus tegelikult liigub, et sellise masinõppe ja sellise tõesti siis tehisintellektis täna neil on, Apple'il on võimalik, et kui ma võtan telefonis lahti foto ja selle foto peal on mingi teksti, siis ma saan seda teksti copy paste ida sealt. Nüüd nad teevad siis sama asja ka videos. Ehk et kui mul on videoklipp, ma panen selle pausile. See mingi näide oli tudengitele, et õppejõud peab loengut, on ju, tahvli ees on mingi tahvli peal on mingi sigrimigir kirjutatud, mingi tekst, mida on kuskil vaja. Et siis nüüd saab õppejõu loengu umbes panna pausile ja kopida sealt selle vajaliku teksti ära ja kleepida omale tekstitöötlusprogrammi. Et selliseid väikseid nagu kihvte uuendusi, mis mulle tundub eelkõige käivad nagu ajaga kaasas, et ükski neist ei ole revolutsiooniline, et nüüd peaks, kohe, ma ei tea, Glen viskab Huawei nurka ja peab tormama iPhone'i ostma, aga väiksed asjad, mis... Ma olen tegelikult praegu, ma täpsustan, et mul on Huawei hetkel nurgas, et ma kasutan OnePlusi. Ja vasti tuleb Nothing Phone, see oli juulis, eks? Jaa, kusjuures võib-olla tõesti, eks ole, aga seal miks ma ei kasutanud Huawei, oli tegelikult küsimus oli Google Family linkis, ma lihtsalt ütlen siia nagu ääremärkusena vahele, et kuna ma olin olukorras, kus ma tahtsin kasutada Family linki, siis Huawei Family linki mul ei pakkunud, nii et aga ja igatahes ma vaatan siin veel omadustest kerides allapoole üks asi, mis jääb ka silma iPad OS-i puhul, et see läheb ikka järjest rohkem desktopi suunas. Aga oota, enne kui sa õpped iPadi juurde, see on tõesti hea teema, aga iOS-i puhul on ainult väike oluline asi ka, et kui sa nüüd ütled kellelegi saadad sõnumi, et Family linki asendusena saadad lapsele sõnumi, et ole kell 9 kodus ja siis mul nali jooks kokku praegu, aga nalja ei tule, aga sa saad neid sõnumeid muuta. Sa saad pärast kirjutada, et tule hoopis kell 8 koju. Ja kus sa olid poiss? Ja sa saad hiljem sõnumeid muuta, eks ole. No tegelikult see ajaaken on 15 minutit pärast sõnumi saatmist. Sa saad siis muuta seda sisu või ka lausa ära kustutada. Ja see puudutab ainult siis iMessage'it. Ja SMS-i muutmine ei ole endiselt teema, jah. Et ta natukene sellist käib selline helladel keeltel mängib jälle, mis puudutab, teate, kui sõnum on saadetud, siis on see nagu märk on maas ja siis on nagu, praegu me usaldame seda. Nagu äkki läks sul valesti see number. No jah, aga ma pärast enam ei tea, et ma pean need sõnumid hakkama üle lugema, äkki sa oled tagantjärgi muutnud ja kas ma saan su sõnades kindel olla, mis sa praegu ütled. Et see on selline... läheb sinna samasse auku, kas Twitteris peaks sama tweet'e muuta või mitte. Ja kõik ütlevad, et kui sa ühe kord midagi kirjutad ja pärast seda muudad, siis inimeste nagu vastuvõtt on olnud petlik, et ma olen reageerinud valele sõnumile. Aga õnneks on see 15-minutine selline ajaaken, et see ei ole nii, et ma saan minna eilsete sõnumite juurde ja siis öelda kõik, et täna sa ei saa see on selgelt selline hästi kahe otsaga asi, et ilmselt on paljudel inimestel olnud olukordi, kus tõepoolest on võib-olla kirjutatud vähem või rohkem ebasobiv sõnum võib-olla valele inimesele. Seda küll, ja sa kutsud selle tagasi nii-öelda. Ja sa kutsud selle nii-öelda tagasi, aga teistpidi muidugi jällegi, kui sa sellisest, et rääkida sellisest, teistpidi võiks seal mitte seda olla, et oleks nagu suhtlus kõik täpselt siuke kena ja sirgjooneline, aga tõepoolest, kui vale i-kontakt saab vale. Kusjuures see 15 minutit on üllatav, et kui me kindlasti teatud demograafia jaoks on läbiv selline kasutusjuhtum või probleem on see, et öösel saadad sõnumi, hommikul ärkad üles, mõtled, et oi, mis ma nüüd tegin, et 15 minutit on siin nagu probleem, et pigem võiks olla siuke... et need inimesed kindlasti sooviksid, et see oleks 12 tundi või võib-olla... Ei ma ütleks pigem, et 15 minutit tundub selline totter aeg, et see võiks pigem olla kas tõesti mingisugune 10 sekundit või 30 sekundit, et kui sa tõesti näed, et see oleks valesti, sa jõuad selle ära kustutada, et siis jääks ikkagi alles nagu selline mitteteadlik
või noh, ütleme, et oleks ära kõrvaldatud siuke teadlik manipuleerimise võimalus. Ma arvan, et me saame sügisel veel kuulda igasugu lugusid, kui see asi läheb siis toodangusse, jõuab inimesteni. Aga ühesõnaga jah, mida ma ennem hakkasin iPadi kohta ütlema, et olgugi, et Apple vist tahab, et iPadis saaks nagu MacBook või vastupidi, siis see akende nii-öelda resize imine või suuruse muutmine on küll üks koht, mis nagu selgelt viitab sinna poole. Mulle tundub niimoodi, mitte nad ei taha, et jõuks kokku, vaid seal majas töötavad 2 eraldi tiimi, üks teeb seda Mac-OS-i ja siis on teine see iPadi tiim, mis nüüd teeb, on siis need liigutatava suurusega aknad, siis sa saad panna aknaid üksteise peale, ehk overlapping, ehk siis üksteise. Kõik see kokku näeb see sama asi, nagu me täna teeme arvuti ekraanil kohe. Siis sul on võimalik iPadile, kui sul on eelmise aasta M1 iPad panna väline ekraan, sul on võimalik lohistada iPadi ja välisekraani vahel asju ja väga kihvt selline, mul tundub väga kihvt selline nagu fookusrežiim, et see üks äpp on nagu keskel, ääres on teised äpid, mida sa praegu ei kasuta või aknad. Ehk siis mulle nagu tundub, et mitte ta ei jõua Mac-OS-ini, see iPad, vaid nad üritavad pakkuda alternatiivi, et kuule, äkki sa ei ole see vanakooli mees või naine, kes on harjunud nii-öelda töölaua või desktop arvutiga, et äkki sulle on hoopis selline töörežiim veel nagu ägedam ja parem. No aga ta näeb ikkagi ju välja selline, et võib-olla me oleme liiga rumalad, et sellest aru saada, aga ta ei näe ju välja midagi väga uuenduslikku, ta näeb ju tegelikult. Ei seda küll, mida ma mõtlen on see, et ütleme, kui nüüd inimene, kes sellis Mac-OS-i peal, iPadi peal, iPad OS-i peal teeb kõvasti tööd, siis ta tuleb vaatab, et see Mac on mingi väga kohmakas ja hoopiski kehvem ja nagu ei ole üldse nii mõnus asi tööriist, et nad pööravad selle nagu lauad tagurpidi. Aga teate, see jutt läheb pikale, võime sellest veel 60 minutit rääkida. Igatahes midagi põnevat toimub iPadiga. Ei no, toimub ikkagi endiselt see sama asi või tendents, mis on iseenesest Apple'i probleemiks olnud juba viimased aastad. See, et iPad on muutunud ju jaburalt võimsaks arvutusplatvormiks ja see, milleks ta algselt loodi, just kui vaatan natukene veebi, sirvin siia-sinna, panen mõne video käima, selleks on ju protsessori võimekused muutunud absurdselt suureks. Ehk pigem on nagu küsimus see, et kuidas sa õigustad seda, et sul on tahvel, mis tegelikult teeb pildikult tuule alla enamikele arvutitele, aga kus ei ole nagu sellist töökeskkonna võimekust, nagu on arvutitel. Ja siis ongi see koht, et me tahame nagu lõpuks siis selle teha siis nagu arvutiks ja nüüd siis muudkui vaikselt teeme seda nagu arvutiks, et mingil hetkel on lihtsalt tõesti küsimus, et kui ma saan iPadi peal töötadagi niimoodi juba nagu ma siis töötan arvutiga ja see mulle sobib, siis ongi järgmine koht küsimuseks on see, et mis neil siis üldse vahetan, et võib-olla mingisugusel hetkel siis muutubki kõik selliseks, et MacBooki ekraan on justkui nagu iPad ja klaviatuur on seal justkui nagu küljes või et need asjad nagu omamoodi lähevad mingitel paralleelsetel teedel, mida üritatakse nüüd natukene veel lähemale siis. Aga nad ikkagi on eraldi. Nad on ikkagi eraldi. Aga tead, Henriku algupäras. Et seal Apple'is on ikkagi segadus selle üle. Ma lugesin läbi hiljuti mai keskel või mai alguses ilmus raamat After Steve, mis on ühe USA ajakirjaniku poolt kirjutatud päris paks klots sellest, kuidas siis Apple on pärast Steve Jobsi surma, mis seal toimus, eks ole, kes seda firmat juhtis, mis otsuseid tehti, kelle käes võim oli ja ta väga palju keskendus, peamiselt see raamat keskenduski Johnny Ive kui peadisaineri ja Tim Cooki kui pea numbri lugeja, numbriväänaja nagu vahelisele isegi mitte konfliktile, aga ütleme väga erinevatele vaadetele sellest, et mis on tähtiseks. Et kas looming on tähtis või numbrid on tähtis või kuhu seda tasakaalu nagu panna. Aga sealt raamatust tuli ikkagi väga paljude toodete puhul, väga paljude mineviku otsuste puhul välja, et kui vähe ka ikkagi inimesed Apple'is teadsid ja andsid aru või olid kindlad selles, mida nad teevad. Meie siin vaatame, et tuli midagi välja, et küllap nad on seda 1 000 000 korda testinud ja väga kindla peale minek. Tegelikult ei olnud niimoodi väga paljude toodete puhul. Ja mulle tundub see iPadi segadus praegu täpselt selline, et raha ta teenib, on ju, Tim Cookil on hea meel, et see iPad on olemas, aga ma arvan, et nad ise seal firmas vaatavad esitavad täpselt samu küsimusi nagu meie siin, et aga mis neil vahet on siis sellel Apple'il ja iPadil
ja keegi ei saagi aru, mis neil vahet on, eks, ja kuhu see iPad minema peaks või kuhu see MacBook minema peaks, et see ma arvan, on ka nende enda jaoks väga huvitav küsimus. Aga siin lõpetades selle pika jutu veel filosoofilisema tähelepanekuga ära, me oleme sellest tegelikult ennem ka rääkinud, et ikkagi suures plaanis ma ei hulgeks väita, et peale Steve Jobsi Apple'il selliseid pöördelisi uuendusi ei ole tegelikult toimunud. No kell. Protsessorid on läinud kiiremaks ja kõik on läinud paremaks. Kogu Apple Silicon ja kell on kaks asja. Ei, seda küll ja, aga mida ma tahaks nagu öelda on see, et sellist nagu uut kategooriat mingisuguses valdkonnas ei ole sellise jõulisusega saabunud, nagu oli iPad või nagu oli iPhone. Eks? Ja ega ei olegi, aga ega kellelgi ei ole. No jaa, aga see on nagu see koht, mida võib-olla võiks, ma nagu tahaks võib-olla seda nagu oodata, et me kogu aeg nagu näeme, et me justkui teeme piltlikult öeldes autol järjest mootorit võimsamaks, teeme istmeid pehmemaks, aga ikkagi ta on auto. Ta on ikkagi täpselt samasugune toode nagu, et selleks, et midagi nüüd nagu väga nii-öelda uudset teha, peaks olema nagu tõesti sõna otseses mõttes midagi uudset ja see on see koht, mida kui me seda teeksime, siis me ei räägiks siin juttu, vaid juba oleksime Apple'is ja teeks seda, et see on koht, mida enamik inimesi ei kujuta ette, et nad tahaksid ennem kui nad näevad seda ja siis nad saavad aru, et nad tahavad seda. Aga ma arvan, et seal laiemalt see iPadi küsimus on ka üldse ühe sellise unistuse, kas kokkukukkumine või selgelt nagu maa peale tulek, et ma ei tea, töö iseloom, et muutub kangesti või et see, kuidas see IT, kõik ma ei tea, mingid äpid ja veebiteenused ja kõik, mis neil on, eks ole, AI ja et kuidas need aitavad meil oma igapäevaseid tööasju teha, et see nagu väga kiiresti, väga põhjalikult muutub ja et seetõttu meil ei ole vaja seda, mida vist Steve Jobs nimetas traktoriteks, neid vanu arvuteid, eks, et meil ei ole paljudel meist ei ole vaja seda, et sul on 20 akent lahti ja 5 eri mingis rakenduses teed midagi ja tõstad andmeid ühest kohast teise ja ma ei tea, opereerid, ajad hiirega midagi taga ja et see kõik nagu kaob ära, sest see on nii nõme ja seda peaks arvuti sinu eest tegema ja põhimõtteliselt me võime ju sellega nõus olla, aga mõtle enda töö peale või mõtle enamuse inimeste töö peale, keda sa tunned, see ongi ikkagi see, et sa istud arvuti juures, ajad hiirega midagi taga ja kopeerid andmeid või teed kuhugi mingid linnukesi, eks ole, ja kopeerid andmeid ühest programmist teise. Ja selle kõige jaoks on iPad täiesti kasutuseade. No võib-olla jah, ma nagu nii radikaalselt isegi ei ütleks, et saad neid asju teha, aga ilmselgelt on jah, see tegemist täpsus ja see kõik see ei ole nii mugav jah, et võib-olla on küsimus meie harjumistes, eks ole, et täpselt nagu me vaatame ka juba, eks ole, aastate tagustest ulmefilmidest, kuidas Tom Cruise ümber pea mingisuguseid õhusõljuvaid kastikesi sikutab ja see tundub äge, aga praktikas on ääretult nõme võtta õhust näppudega kinni mingist asjast, palju parem on võtta sellepärast kinni hiirest. Ta sikutaski, et ta otsis seda asja, mida tahtis kopeerida ja peistida ühte kohta ja ta liidnud üles ja ta sikutas neid aknaid ja ta oli seal väga hädas selle uiga. Jah, no et see ongi see koht, et nagu võib-olla päriselt ei ole üldse tore vehkida kätega õhus, palju parem on võtta piltlikult kätte pastakas, see on palju täpsem kui kusagil õhus rusikaga vehkida. Teate, teie filosoofilist arutelu võiksin pikalt jätkata ja tahaks ka, aga mõnes mõttes tagasi tulema Henriku algküsimuse juurde, mis kõige tähtsam sealt oli ja tegelikult võib-olla see teine kõige tähtsam asi on uus MacBook Air, see tavaline arvuti, tavaline tööloom, mis on ju, Air on olnud Apple'i kõige populaarsem sülearvuti ja sellest on nüüd päris huvitav ma tahaks öelda päris kaasaegne versioon, aga päris korralik versioon. Ma hakkasin naerma, sest ma mõtlesin sellise ühe uuenduse peale, mis nüüd uuel MacBook Airil on ja see on magnetiga laadimisjuhe, mis on nagu, ma oleks nagu kuulnud seda varem. Tead see kõik see, ma ei tahaks nagu vahele segada, aga see uus MacBook tõestab nagu järjekordselt seda, et me panime jälle autosse võimsama mootori. Ja me tuleme jälle selle sama autoga, no okei, panime selle aga inimesed ostavad seda autot, nad tahavad seda autot. No tõepoolest, selles ma nagu ei kahtle, et nad seda ostavad, aga endiselt on väga palju inimesi, kes võib-olla ostsid selle M1 protsessoriga MacBooki
ja kui ma nüüd mõtlen, kas mul on täna vaja osta see uus, siis ilmselt ei ole see enam väga veenev, et see põhjus ei ole mitte selles, et M2 oleks halb arvuti, vastupidi, see ongi väga kiire, see on veel kiirem arvuti, ta on veel ilusam mõnes mõttes ja kõik need jutud. Aga küsimus on sellest, kas see on midagi, mida mul on nagu tõesti vaja. Et kui ma läheks täna ostma uut arvutit, siis ilmselgelt ma ostaks selle, aga kui mul juba on olemas väga hea arvuti eelmisest aastast, siis kas see piltlikult öeldes võimsam mootor on ei, seda mitte jah. Ma arvan, et see, mis siis on uuele MacBook Air M2 protsessor on ju. Just. Ja mis on eelmisest siis umbes nagu Apple ütleb kusagil 1,5 korda vähemalt võimekam või rohkem, kui me paneme sinna juurde siis suuremad mälud ja kiiremad, kõik mis on kiirem ja loomulikult on ta et mitte öelda kümneid, aga ikkagi kordades kiirem loomulikult, kui olid need Inteliga arvutid, nii et selles mõttes see hüpe jõudluses on ikkagi metsik. Jah, et M1-st on tegelikult oli ju 4 versiooni, M1 oli see esimene, siis tulid Pro, Max ja Ultra ja ma tegelikult ei saa aru, kuhu see M2 täpselt platseerub selle varasema trepiastmestiku peal. Ta on kindlasti M2 on siis sellest tava M1-st on ju kõvasti jõudsam. No ta ei olnud väga kõvasti, ma sain aru, et see olenes millega võrrelda. 20 ja rohkem protsenti, protsessori jõudluses oli ta vähem mingi 1,54 umbes. Ja, aga ühesõnaga ta on täitsa soliidselt võimsam, et ei ole nii, et me loeme siin, et kas me 3% veame välja, et ta on ikkagi nagu korralikult võimsam. Ta on korralikult võimsam, absoluutselt. Ja on see MagSafe'i laadija, on 1080p veebikaamera, vana täiesti jõudsa 720p veidi suurem ekraan, eks ole. Natukene suurem ekraan, siis üleval on see kulm tal nüüd, eks ekraan on nagu kõrgemaks tehtud ja ametlikuks mõõduks on 13,6 tolli, 4 kõlarit on varasema 2 asemel, arvuti kõige selle juures on õhem ja kergem ja õhem on ta, ma ei tea, ma isegi ei suuda praegu uskuda, kui ma neid numbreid vaatasin, et kas ta tõesti on varase 1,6 sentimeetri asemel 1,13 või, et kas nad suutsite nii palju nagu õhemaks saada. Et see juba nagu kipub katki minema võibolla käes, aga ja 50 grammi kergem on ju ja 200-300 eurot kallim, et me vaatame siin praegu mälu mahub siis sisse nüüd 24 ja varasem oli 16, aga hetkel näiteks Soome Apple'i saidil on eurohinnad on ainult välja antud 8 gigabaiti 256 SSD ja 8 gigabaiti 512 SSD kohta. Ja need on siis vastavalt 1559 ja 1909 eurot ja 16 gigase mudeli hinda üldse ei olegi. Nii et siit ma vaatan, et see tuleb kindlasti reipalt üle 2000 euro, kui sa tahad, ütleme seal 16 giga, 512 giga MacBook Airi. Ja aga see on ikkagi väga tugevalt juba mitte enam ka selle 13 tollise Pro, millest me rääkima hakkame, vaid vaikselt juba selle nagu päris Pro nagu hinnaterritoorium, et meil väga huvitav, kuhu nad selle samas ega selle arvuti võimekus on ka, see ongi see sama koht jälle, ega juba M1-ga MacBook Air oli kohati, seal võiski küsida, et miks ma peaks ostma Pro, eks ole, kui ma saan tegelikult. Jah, kuigi ma ütlen, et video ekspordis näiteks ta ikkagi näitab oma sellist, et kui mul on siin mõne aasta taguse AMD protsessoriga lauaarvuti ja mitte nagu tipp protsessor, vaid pigem selline keskmik. Et see algoritmi saate videot ekspordib seal veerand tundi ja siis minu MacBook Air teeb seda pool tundi, eks, et seal oli ikkagi selge, ma ei tea palju, mul on M1 MacBook Air, et ja ma arvan, et MacBook Pro oleks seda teinud, ma ei ole mõõtnud, aga ma eeldan, et veerand tundi. Seal on ka muidugi küsimus on detailides, et millega sa ekspordid ja millega sa teed videod ja mis on koodid ja tekib mingi mustmiljon asja, aga üldse, mida ma tahtsin öelda, et ma juba vaatasin Twitteris, keegi kirjutas, et see on kindlasti minu unistuste arvuti. Ja ma olen sellest nii palju jahvatanud siin, et on jah, et ma olen seda ju oodanud tegelikult mitu aastat ja nüüd ma ei osta seda. Ja ma ei osta, väga mitu põhjust on, miks ma olen otsustanud, et ma ei osta. Esiteks ta tuli siis ühe uue värviga, muidu on ta ikka see mingisugune kuldne ja hõbedane ja siis see Space Gray, aga on siis kesköö värv, ma ei tea, Midnight midagi oli, selle värvi nimi, mis on hästi tumesinine. Ja see on hirmus sõrmejälje magnet.
et ma nii palju, kui ma netist videoid vaatasin, siis kõikidel esitlustel see arvuti nägi lihtsalt välja nagu oleks tõesti mingi McDonaldsi kliendipäev olnud seal kuskil, et noh, rasvaste näppudega frikatest, rasvaste näppudega inimesed käisid mööda, et tohutu sõrmehäälne magnet ja mis oli huvitav, on selline kuulus tehnoloogia YouTuber nagu Marques Brownlee ja tema kasutab mingisugused Redi 8K kaameraid, väga häid kaameraid oma selle video ülesvõtmiseks ja tema näitas seda tumesinist või kesköösinist MacBook Airi ja siis kui ta seda näitas, siis USB portide ümbert, see oli see Apple'i enda nagu demo mudel, ma eeldan, mitte isegi mis sellele Marquesile kätte anti, vaid seal Apple'i üritusel vist, ühesõnaga seal USB portide ümbert oli näha, et see sinine värv oli maha kulunud ja no palju ta siis sai olla, paar tundi vana või no ütleme loetud tunnid, eks ole, oli keegi seal midagi teinud ja ma vaatan ka täna näiteks, kuidas minu MacBook Airi ekraani servadelt on see, mul on see tume hall on näha, kui ma lähedalt vaatan, et see värv on sealt maha kulunud, kui ma lükkan teda seljakotti, eks ilmselt need servad käivad nagu kuhugi vastu ja see kate on piisavalt õrn, et ta sealt servadelt kulub maha. Aga need on niisugused kaks väikest põhjust, miks ma ei osta seda sinist, aga miks ma üldse ei osta, on nüüd paar päeva tagasi välja tulnud jutud, et Apple tegelikult valmistab ette veel 2 MacBook Airi. Ja üks nendest on 12-tolline, mis peaks ilmuma 2023 lõpus või isegi 24, aga teine nendest on 15-tolline, mis väidetavalt peaks ilmuma juba nüüd kevadel. Eks see nüüd kevadel tähendab siis põhimõtteliselt 3 aasta pärast, eks ole. Aga ma arvan, et 15-tolline MacBook Air oleks minu nagu päris unistuste arvuti. Kui ta on sama õhuke, eks ole, või sama laadne ja ütleme samalaadse kaaluga ja nad suudavad sinna tõenäoliselt panna veel rohkem akut sisse ja ta on täispassiivne. Ja ta on korraliku suure ekraaniga. Võt siis mina istun ja ootan ja selles mõttes, Glenn, sa tabasid naela pea pihta, et mul on MacBook Air M1 ja see korpus on, ma ei tea, mitu aastat vana, eks kunas need ilmuma hakkasid, ma enam ei mäletagi, kindlasti aastaid tagasi. Aga see MacBook Air M2 ei ole sellest M1-st nii palju parem, et ma oma paar kuud tagasi ostetud M1 tahaksin visata nurka ja joosta nüüd kohe poodi, et mul ei ole mingit vahet. Ma võin hea meelega 3 aastat oodata. No siin võikski selle, ma ütlekski kokku võtta niimoodi, et see hinnavahe, kui ma vaatan nagu nende põhimõtteliselt sama nagu alus või selle madalama osa hindu, see hinnavahe on paar 300 eurot täna siis M1 on odavam M2-st, kui me hakkame vaatama stardihindu. Ja teine asi, mida võib-olla ka peaks tähelepanu ikkagi juhtima, et M1 Pro ja M1 Max protsessorid on kiiremad kui tavaline M2. Ehk et kui sa vaatad tänast MacBook Pro mudelit, millel on M1 Max, siis on see võimekam arvuti, kui on M2. Aga M2-st tuleb ka Pro ja Max ja Ultra välja kindlasti. Seda küll, aga lihtsalt selle tähelepaneku sisu on see, et ilmselt, kui sul on täna olemas M1, siis tõepoolest tormata selle M2 järgi ei ole seal võib ainult emotsionaalne võib-olla väärtus olla. Sa tahad seda sinist. Praktiliselt on seda väga raske ära põhjendada, et siis tõesti oodata, mis tuleb järgmisena, et ikkagi see trepiaste oleks suurem, kui sa astud kuskil. Ja see ekraan, praegu on M1 oli 13,3 tolli, uuelda on 13,6, aga ta on kõrgemaks tehtud selle kulmu jagu, nii et ma ausalt öeldes ei ole üldse kindel, kui palju seda reaalset ekraani pinda, ma arvan, et seda tuleb juurde minimaalselt. Et see ka nagu ei ole argument, aga ma arvan, et ega ta ei olegi võib-olla suunatud inimestele, kes 3 kuud tagasi ostsid M1 MacBook Airi, eks, et ta on suunatud inimestele, kes võib-olla on 2015. aasta MacBook Airi peal ja küllap tuleb ka see minu mudel siis ükskord äkki välja. Ei tõenäoliselt, aga see käib igasuguse toote kronoloogia juurde esitlustes, et palju on siis tõesti neid ostjaid, kes iga aastal vahetavad välja oma MacBooki ja iPadi või mida iganes, et enamik inimesi kahjuks või õnneks inimeste vaatest ja kahjuks Apple'i vaatest seda ei tee. Et kui seadmed peavad väga hästi vastu ja on ilusad ja sinu jaoks piisavad, siis miks sa peaks ostma kogu aeg uue, eks? Aga nii palju see Tim Cooki Apple on siiski ikkagi ette ennustatav, et ma küll julgen lubada kõigile kuulajatele ja ise endale, et see on nüüd see MacBook Air, mis on järgmise, ma ei tea,
10 aasta nagu, võib-olla 10 mitte, aga 4, 5, 6 aastat kindlasti on see MacBook Airi välimus. Ja võib-olla nad saavad seal mängida värvidega. Ma ei tea, et kuidas see tootmistehnoloogia täpselt on, eks, et see on ju alumiiniumkorpus ja et kas seda on võimalik teha oranži või kollast või kui keeruline see on ju, et aga harjume ära nüüd sellega, et see on see MacBook Air, et kui see ei meeldi sulle, siis sa ei saa järgmised aastad üldse Airi aasta, aga vana Air jääb müügile. Apple ametlikult müüb seda edasi, eks ole, ja müüb USAs oli see siis alla $1000 hinnaga. No vana on siis M1, eks ole. Ja sellel arvutil ei ole mitte midagi häda. Nii et kui sa lähed poodi ja sa näed neid 2 kõrvuti ja sa nagu veeretad taskus oma seda 300 eurot või 400 äkki isegi, kui me räägime suurematest mälumahtudest, et sa vaatad selle rahale otsa ja mõtled, et kas mis ma teen? Siis mitte midagi sinu elus ei lähe valesti, kui sa ostad selle M1 MacBook Airi M2 asemel. Täitsa sisetunde küsimus. Valesti võibki minna see, vaata, et inimestel on alati selline omadus, et ostes sulle meeldib säästa ja raha kokku hoida ja siis sul tundub, et oi, kui äge see on, aga läheb mööda 3 päeva ja siis sa mõtled, et ai, näed, et ma ikka, kas tõesti nüüd mul ei olnud seda 200 eurot ja siis sa aasta aega krigistad hambaid. Aga kui see valik on, siis tuleb, ühesõnaga, kui sul on see selline 200-300 euro kulutamise valik, siis igal juhul tuleb osta 16-gigase mäluga M1, kui 8-gigase mäluga M2. Ja see teene ei ole hea tee endale küll, kui sa ostma lähed. See on õige tähendab, et mälusi tasub kunagi hoida kokku, absoluutselt, et kui sa vähegi selle arvutiga midagi teed, eks ole, või siis juba pane siis veel 200-300 juurde ja osta siis juba 16-gigane M2. Jah, mida täna ei ole isegi hinnakirjas on ju. Nii et räägime ka sellest, et nad üldse juba USAs hakkavad alles juulis millalgi shippima ja need tähtajad võivad seal jumal teab kuhu venida nädalate või kuude pikkuseks, nii et mõnes mõttes see jutt, mis me siin praegu räägime, osta ei osta, lõpuks ostad seda, mis seal poes on ja võib vabalt olla, et kogu sellele Covidi jamaga seonduvalt me ei näe neid arvuteid siin eriti suures hulgas Eestis kuude kaupa. No üldse tundub meile, et meie pika jutu praktiline väärtus läheneb nullile. Me lihtsalt oleme väga mitte entusiastlikud, et me kõik tunnistame, et see on hea arvuti, aga. Ühtki nagu head tarbija nõu on, et ka ei tulnud põhimõtteliselt osta, vaid seda nii palju, kui sul on raha ja kui üldse on midagi osta. Aga võib-olla me võime ühe sellise tarbija nõuande anda, et tuli ka uus M2 protsessoriga MacBook Pro, mis tundub kallis ja üldse keegi ei saa aru, miks see arvuti olemas on. Ehk siis ta on väga marginaalselt mõnes asjas parem kui see uus M2 MacBook Air ja mõnes asjas väga konkreetselt kehvem. No millest ta parem on, natukene on jõudlust rohkem tänu millele, on tal sees ventilaator, et hakkab undama ja aku kestvus on 2 tundi pikem, mis võib tõdada pikka aega. Aga tegelikult see on nagu 18 versus 20 tundi, et see 18 tundi on ka juba väga hea. Sellel arvutil on touchbar. Touchbar on ja F-klahvide asemel on touchbar. Just, ja kehv veebikaamera, see vana 720. Ja sellel ei ole seda uut magnetiga laadija juhet. See on see vana MacBook Pro, mis nüüd sai siis M2 protsessori. Eriti keegi ei saa aru, et miks Apple seda toodet elus hoiab, aga kõige parem pakkumine, mis ma olen näinud, on see, et ettevõtete IT-osakonnad ostavad seda. Ehk et on kuskil mingid suured korporatsioonid, kes on selle mudeli, selle 13-tollise Pro, ehk siis selle vana Pro mudeli, lasknud kõigist oma bürokraatia mingitest aparaatidest läbi, eks ole. IT-osakond on heaks kiitnud ja ma ei tea, mis mingi koolitusosakond on heaks kiitnud ja mingid sisekorra dokumendid on tehtud ja mingid ettevõtte spetsiifilised PDF-id ja mingid juhendid ja siseveebis on mingi värk selle kohta ja ühesõnaga, et selle arvuti on söönud ennast sisse korporatiivmaailma ja seetõttu Apple peab seda elus hoidma, et mingid korporatsioonid ostavad seda. Ja see on, ma arvan, päris hea pakkumine, et äkki see ongi niimoodi. Täna ma ühtegi meie kuulajat ei oska nagu ette isegi kujutada, kellele öelda, et jaa, et see on see sinu arvuti, et mine osta see. Ma ei tea täpselt, kes see võiks olla. See tõesti ei ole seda. Ei tundu kuidagi seda raha väärt. Jaa. Oota, kas meil on midagi veel seal? No, Apple'i ja laadijate teema on muidugi ka vist korraks õhus. Kas me uuest macOSist rääkisime või ei rääkinud või? macOS siis on ka paar uuendust. macOS Ventura tuleb siis jah, aga tõesti seal on kosmeetilised uuendused ja
ja libisime, aga mainime korraks ära seda autolahendust, Apple CarPlay. Seal oligi väga vahva siukene Apple'lik teavitus, näidati videot, kuidas uus Apple CarPlay mitte ei toimi ainult sellel keskmisel naviseadmel, mis on arvuti auto keskkonsoolis, vaid võib üle võtta ka kõik muud ekraanid, alates siis rooli taga olev näidikute plokk ja ulatub katma siis kogu kõiki ekraane, mis tähendab, et sa saad näiteks muuta vastavalt siis mingit teemat, kuidas öelda, visuaalset kujundust nendel näidikutel, siis number või seier või midagi sellist. Ja see kõik muidugi ei ole veel olemas, et see tuleb siis esimestele ühilduvatele autodele järgmise aasta lõpus, mis tekitab suure küsimuse, et milline autotootja on valmis loobuma kogu oma signatuur visuaalist seal rooli taga, et andma selle kõik üle Apple'ile. Ja selle tõttu on nagu, mõnes mõttes on see ju võib-olla selline fantaasia lend jällegi sinna, nii et millisena Apple kujutab ette enda toodetavat autot, mis mingisuguses visandi astmes kuskil on praegu kavandamisel. Aga võib-olla juhtubki nii, et järgmiseks aastaks nad leiavad endale partnerid, kes siis on auto, ma ei tea, Euroopast või Aasiast või isegi Ameerikast, mõne tootja, kes lubab kõik oma ekraanid Apple'il üle võtta, ehk siis Apple CarPlay oleks selline kõik hõlmav kogemus seal. No see iseenesest, see on jälle nii lai teema, millest võiks heietada tunde, et ega autotootjad on kõik ju sellega vähem või rohkem hädas tänapäevaste kasutajaliideste loomisega. Et kõik nad möllavad nagu natukene omas maailmas, nad proovivad kopeerida seda puutetundlikku liidest, siis on seal, eks ole, Apple CarPlay, Android autod, mis siis tõmbavad sinna nagu oma liidese peale ja kõik see ka on nagu paras selline segadus või rägastik, et iseenesest, et seal oleks selline üks ja hea tegija, või vähemalt kaks, nagu meil täna kas või on siin Android versus iOS, eks ole, kasutusloogika poole pealt autotootjad proovivad nagu, nad piltlikult leiutavad ise seda sama asja, mõnel tuleb see paremini välja, mõnel tuleb see harvemini välja, kuidas need menüüd kõik liiguvad, kui kiiresti need käivad, kas sa pead seal midagi puudutama siia-sinna. Et kui sa vaatad ju täna erinevaid uusi autosid, on need lahendused, nad on nagu kohati sarnased, kohati konarlikud, mõnel töötab väga halvasti või halvemini, teisel töötab paremini. Et see on selline üsna fantaasiarikkalt kontrollimatu maailm. Ei ongi ja asi pole ainult ekraanide ülevõtmises, vaid ongi, et selle näiteks CarPlay mõte on see, et sa saad muuta ka ventilatsiooni ja autos kõiki sätteid läbi selle sama liidese, mis minuga nagu sõitja koha pealt tundub nagu huvitav, aga milline autotootja seda nagu oleks nõus. Teistpidi muidugi, mida autotootjad on hakanud nii mõnedki liialt kasutama või hüpanud nagu pea ees väga sinna sisse, on just nimelt üleminek sellisele puute kasutajaliidesele, olgu see siis ekraani peal, olgu see siis nuppude asemel kuskil rooli peal mingid pinnad, et see on samamoodi nagu Apple oma arvutitele tõi tagasi vana hea laad ja piltlikult öeldes, et tegelikult kuniks on inimestel näpud, siis inimestele meeldib näppudega vajutada nuppe. Et ei ole tore kõiki autofunktsioone kuskilt libistada ja patsutada, kui seda saab teha tegelikult nupuga, et loomulikult seal ei pea olema igaks asjaks nupp, aga lihtsalt täna tundub, et nii mõnedki autotootjad on hüpanud sellisesse äärmusesse, kus nüüd kõik on jube äge, et mul on nüüd suur ekraan ja jube äge, et kõik on seal peal. See ei ole praktikas tegelikult väga, väga äge. Aga me räägime ju Glenn Apple'i puhul, mis ongi just hämmastav, on see, et me ei räägi ainult mitte selle keskkonsooli, mitte autosõidu nagu meelelahutusliku osa ülevõtmisest Apple'i poolt. Seda pakub ju Google ka ja kas mitte Volvo ei ole uutes sõidukites selle täis Android nagu lahenduse peal, eks ole. Aga me räägime just ka nagu sellest, et kõik see reaalaja nagu ossi pool samamoodi, et ma ei tea, pöörded, kütused, kiirused, kõik see, mida autotootjad täna on hoidnud ju ikkagi väga eraldi sellest keskkonsooli nagu meelelahutusasjast, et see on ikkagi täiesti teistmoodi business, aga eks seda muidugi me ei tea täna ja ongi võimatu öelda, et kas see on see, mida Apple laval näitas, eks, et kas see on miski, et nende poolt tuleb näiteks ainult kujundus digitaalsele tahomeetrile. Pigem kalduksin seda poolt arvama kindlasti, et Apple'i poolt ikkagi tuleb see visualiseeringu ja see pool, ehk ole, et ikkagi autotootja lõpuks, mida autotootja teeb, tema know-how ongi selles, kuidas toota auto, et see sõidaks ja oleks nagu autona
toimiv. Jah, et selle softi, et mootoris on mingi andur, mis teatab mingile teisele protsessorile, et mitu pööret on, et seda äkki ikkagi ei anta Apple'i kätte, aga mine tea. Ja kui elektriauto on, siis on, seal on oma, võib-olla see pöörded ei ole nii tähtis teema, aga siis on see kogu see energia jagamine ja palju sul akut järgi on ja mis kiirusega ta laeb ja mis temperatuur on. Ja. No küsimus on ikkagi selles klassikalises masina ja inimese liideses, et ma tahan muuta mingit seadet, kus autos sõidab ja Apple nagu tahab seda üle võtta. Et kas ta sõidab aeglasemalt või kiiremalt või on sportlik režiim või on ökorežiim, et siis mul on seda lihtne valida sealt ja auto saab minu valikust aru ja muudab midagi mootoris. Siin võib muide olla taga täitsa ka mingi korporatiivne asi, mida meie siin lihtsalt tehnoloogia inimestena ei näe. Et Tim Cooki juhtimisel on Apple matnud sellesse Apple'i autoprojekti ikkagi väga suure hulga raha. Me ei tea täpselt, kui suur see on, aga mingites kümnetes, sadades miljonites, kui mitte rohkem on ta kindlasti. Seda on ju aastaid tehtud ja mitte midagi ei ole sealt tulnud. Ja meie, siin väikeste inimestena, mina nanoaktsionärina, eks ole, ei lähe Tim Cookile kuklasse hingama, et kuule, et mis teed selle rahaga, et see on minu raha, et mis näita ette, et mis sa siis teinud oled, eks. Aga kui seal on ikkagi vingemaid suuri aktsionäre ja kes seal veel nõukogus istuvad inimesed ja et nad võivad küll küsida, et kuule Tim, et sa oled juba nagu väga mitu aastat kulutanud meie raha sinna autoprojektile, et mitte midagi ei ole, et mis värk on sellega. Ja kui seda autot ikkagi nagu tulemas ei ole, siis kogu see digitaalne asi, mida nad näitasid, see paistab kaugelt ikkagi väga lõhnavat selle järgi, et nad eraldavad sellest auto arendusprojektist mingid tükikesi, mida on äkki võimalik maha müüa ja selle pealt mingisugust nagu raha teenida. Et võib-olla me näeme kuskil mingi Designed by Apple Car'i umbes, mis tuleb Kia tehasest kunagi, et Johnny Ive juhtimisel äkki tehti mingi disain valmis, on ju ise nad autot ei tee, aga äkki saavad vähemalt sellest mingit raha või ei tea. See ongi see sama küsimus ikkagi, et ega siis nullist teha autofirmat, mis osutuks päriselt väga edukaks, ei ole lihtne, nagu on siin ka erinevaid autofirmad tõestanud, et kui ikkagi on firma, kes on tootnud autosid aastakümneid, siis on seal nii palju komponente, mis teevad sellest autost päris auto versus uuemad autofirmad, kellel on võib-olla sellist elektroonilist ägedust rohkem, aga ei ole sellist autolikult tihedat vastupidavust või mida iganes. Et võib ju mõelda, et autot on ülilihtne teha, aga päriselt see, et ta oleks vastupidav tehnoloogiliselt heade lahendustega, see läheb palju kaugemale kui tarkvara optimeerimine, mis on ka oluline, eks ole, aga see on see koht, kus ei ole lihtne hakata pöörata nagu täiesti uut lehekülge, et lihtsam olekski kas teha koostööd, müüa see lahendus kellelegi maha või mis iganes muu variant sealt. Ja tuletame meelde, kaua Teslal on läinud, absoluutselt. Et auto ikkagi hakata tootma midagi, mis päriselt autosid meeletavad. Ja ma ikkagi väidaks, et see ei ole tänaseni veel, ta ei ole kaugeltki sinna jõudnud. Eks ole. Iga kord, kui mingi Tesla test on, siis ma näen neid mingit joonlautudega mehi käivad. Ja kui sa vaatad mingid vastupidavustesti. Et nii see käib, et jah. Kuule, kas me jõuame kuulajatele rääkida see saade ka midagi mitte Apple'iga seotud? Väga kahtlane. On küll, jah. Sellepärast... meil on üks Apple'i asi veel, me peame ära rääkima selle. Euroopa Liit ja Apple. Et nüüd siis ikkagi on juhtumas see, mida on siin pikalt ma ei tea, arvatud või loodetud või kardetud, ehk Euroopa Liit vist tõenäoliselt hetkeseisuga kehtestab 2024. aastast siis iPhone'ile USB-C kohustuse. Ehk nüüd, kui sügis kätte jõuab, siis peaks veel Euroopa Parlament ja oli veel miskisugune Euroopa asutus, mis peaksid selle heaks kiitma, aga põhimõtteliselt tundub, et Euroopa Liit on otsustanud, et Lightning on out ja telefonid laevad USB-C-ga, kui need Euroopa Liidus müüakse. Ja see seaduse sõnastus on siis selline, et see dongle ei lähe läbi, see asi ikkagi see auk peab olema telefoni küljes ja Euroopa Liit siis arvab, et sellega ainuüksi selle nõudega nad hoiavad või me kõik siis hoiame kokku 11 000 tonni e-jäätmeid, ehk siis põhimõtteliselt kaableid ja mingid laadijaid, seinalaadijaid. Ja kliendid säästavad Euroopa Liidus 250 miljonit eurot igal aastal, sest nad ei pea ostma ebavajalikke mingisuguseid laadijaid ja kaableid. Nii et meie kõigi hüvanguks. Ja muide ma põhimõtteliselt olen nõus, kuigi sellel mündil on ka teine pool ja küsimus on selles, et Lightning ei ole maailma kõige kihvtim ühendus, aga USB-C ka ei ole, eks, ja kui nüüd Euroopa Liit ütleb, et laetakse USB-C-ga punkt,
siis väga raske on kellelgi tuua välja paremat asja. Et kas seadusega saab ette kirjutada, et kõiki asju peab tegema ainult sellise tehnoloogiaga või mitte. Kuigi tarbijana olen ju hea meel, kui ei pea küsima, kas sul on seda laadi. Siin on ka niivõrd kaks poolt. Üks pool on see, et Apple tegelikult kasutab ka USB-C-d ju väga hea meelega kõikides oma teistes seadmetes. Ja ilmselt oleks ta nii üle läinud Lightningu, iPhone'il ka Lightningult USB-C-le. Ja üldse jääb küsimuseks selle, et miks on see põhjus, miks ta just nimelt täna siis telefonides ainult on see jäänud iPadides juba enam. Ma korraks mõtle, võtad Apple Watchi ja sa ei tohi enam laadida juhtmevabalt, sul on seal peale suur USB-C pesa. Ei, nii ei ole. Ei, Apple Watchid ja igasugused sellised asjad. No ma saan aru, jah, see on kell, seal on see nii, aga ütleme, kui sa tahaksid teha sellise seadme, kuhu see seade pesa ei sobi. Ei, seal oli terve hulk välistusi, seal vist ei ole nagu seda probleemi. Küsimus on, et kui keegi tahab teha, ja isegi kui tuleb USB-D, eks ole, kunagi välja, et siis see on nii suur konsortsium, kõik maailma tehnoloogiafirmad on seal taga, et USB-D-l või E-l või F-il ei ole Euroopa Liidus probleeme selle turuloa saamisega, aga pigem on küsimus, kui mingi väike firma otsustab teha mingi juuksekarva paksuse anduri või selle pistiku, eks ole, mis on maailma kõige geniaalsem asi, aga need on väiksed ja neid on vähe ja teistpidi ei näe mina siin küll mingisugust väga suurt kokkuhoidu, kui kõik miljonid tarbijad, kellel on täna Lightningi juhe selle prügikasti viskavad, et minu arust neid jäätmeid tekib kohe hoopis palju rohkem. See on ka vähemaks korraks. Aga muide 10 aastat tagasi, kas te mäletate, Euroopa Liit kehtestas telefonide laadija standardiks micro USB. Ja mitte midagi halba ei juhtunud. Ei need standardid ei ole selles mõttes muidugi pahad, kui on igal ühel oma laadija otsiks, on see väga peavalu rohke. Kas sul Nokia laadijat on? Mäletate, kunagi oli see põhiline küsimus. Ei, mul on Ericsson. Aga teistpidi tõesti, et kas seda peab nüüd täna olukorras, kus meil on enamik USB-C-d. Muide, ma hüppan siia korraks veel ühe näitega lihtsalt vahele, et testisin hiljuti nüüd lõpuks umbes 15 mikrofoni, millest me loodetavasti ka kunagi räägime, need on siis USB mikrofonid. Ja mis te arvate, millega siis ühendatakse, milliste USB kaablitega ühendatakse siis USB? Mikro on enamus. No USB-C, ma olen optimist. Ei, mikro. Vaat nii, siit teha sellise lugeja, vaataja küsimuse. Mis ütle vastus? Ma ütlen, et kõik on esindatud. Ma kirjutan Euroopa Komisjoni. See tähendab, et esindatud on mini-USB, muide tead, et on olemas ka selline ühendus. Kahjuks teame, jah. Ja. See oli vanasti digikaameratel vist. No näed, ka see on täna müüdavatel uutel toodetel on ka mini-USB küljes, on loomulikult ka mikro-USB küljes ja on ka siis loomulikult USB-C. Ma ütleks ka, et selle koha peal, kus on siis seaduse silmad, et kui te koristate ära seda Lightningut, miks te siis seda mini-USB-d ammu ei lase alla vett, eks ole? Ja muide, kui me sellest just räägime, ma vahetult enne saate salvestuse algust panin oma selle koerajälgija laadima. Ja ma pidin järjekordselt otsima üles koerajälgija karbi ja sealt karbist kookima välja selle 20 cm pikkuse koerajälgija USB laadija. Mis ei ole mini-mikro ega mitte midagi, see on lihtsalt mingite prantslaste tehtud mingisugune täiesti mingi oma asi. Ja ma vihkan seda iga kord, kui ma teda vaatan, sest ma tean, et ta läheb katki ja kaob ära ja ma ei saa seda mitte kuskilt või mul on mingi peavalu sellega ja kas ta on kaasas ja see on õudus kuubis. No aga see peaks ju ikkagi ometi tõesti niipidi olema, et kui juba keelatakse sõna otseses mõttes ära Lightning, siis miks ei keelata tõesti ära mini-USB-d või et see on ju absurdne, et kui juba me hakkame seadusega reguleerima selliseid standardeid, siis peaks ka tõmbama väga selged jooned, kui kaua siis mingi standard on tegelikult ju elus, et miks mini-USB on parem kui Lightning? Ja eks see vist mõju on selles, et need telefone on nii kohutult palju, uputavad ära kogu maailma, aga need mikrofone, välised mikrofone on siiski veel natuke mikrofon oli lihtsalt selline hea näide. Aga seda mikrot mega ootamatutel seadmetel võib välja ilmuda siiamaani ja see ajab hullult närvi alati, kui ma seda ajabki ja ilmselt ajab see hullult rohkem närvi kui Lightning, mis tegelikult ikkagi me oleme lihtsalt harjunud sellega, et iPhone'i küljes on see Lightning olemas ja kõigil on tõenäoliselt, kes on iPhone'i omanik, tal ongi Lightning kaabel ja ilmselt on tal ka USB-C kaabel, sest tõesti kõik muud asjad töötavad USB-C-ga, aga päris kindlasti ei ole tal mini-USB kaablit. Et loomulikult nendel toodetel on see mini-USB kaabel kaasas,
aga see on tegelikult absurdne, et me müüme täna toodet, kus on ikka aastate, ma ei tea, parandage mind, kui ma eksin, mitte 10 aastate vanune otsik ja see on ikka küljes, sest see on riiuli peal olemas. Ma esitan kuulajale väljakutse, tooge mulle lauale Eestis müüdav normaalse hinnaga mobiilne 4G taskuruuter, mis on USB-C-ga. Sest see ei ole olemas. On Netgeari mingisugune hirmus kallis mingi Nighthawk, mida ma ei tea, kas üldse Eestis müüakse, aga see on ka 10 korda kallim kui see Huawei, aga kõik poed müüvad seda Huawei valget, seda seebikarpi on ju, mida me siin ühes saates ka juba kirjeldasime. Ja see on mikro USB ja Huawei'l endal ka nii palju, kui mina nende veebist aru sain, ei olegi USB-C-ga sellist asja. Ongi mikro USB, sest et keegi kunagi tegi aastal 2000, ma ei tea, 8 selle valmis on ju ja rohkem seda toodet puututud ei ole. See tootmisliin töötab. Ja need pistikud on olemas. Ja kõige kurvem on see, et need pistikud vist ei lõppegi kunagi ära. Et kas siis need, ega siis mul on nagu raske uskuda, et seda mini USB pistikut täna toodetakse uuena. Kuskilt peaks see serv nagu ette tulema. Ei, no ei ole, aga selle netipulga või selle taskuruuteri klassifitseerimine on väga hea näide sulle, Henrik, sellepärast, et ma vaatasin, mida see Euroopa Komisjoni seadusandlus siis katab mobiiltelefonid loomulikult, siis on tahvlid, e-lugerid, siis digikaamerad, videomängude konsoolid, mis peavad kõik USB-C-ga olema, kõrvaklapid, sisesed kõrvapealsed, siis kaasaskantavad kõlarid, juhtmeta hiired ja klavatuurid ja kui veel kellelgi on siis selline naviseadega. Tom. Nii et sinna lihtsalt ei sattunud nimekirja rohkem, ja hiljem lisanduvad kõik laptopid ka, et laptopil on rohkem eluaega, aga enam ei ole mingisugust Lenovo laadimisotsikut. Ja täna veel Lightning on muide küljes ka, kui ma ei eksi, Lightning on küljes ka Apple'i klaviatuuridel ja hiirtel laadimispordina. Ja on ka pliiatsil ka. Ja. Nii. Aga mul tundub, et Glenn ja kuulajad, mul on teile vist selline rõõmus sõnum öelda, et Glenni suurepärastest seiklustest kaherattaliste elektrimasinatega, mida ma võin isikliku kogemusega kinnitada, on üks väga põnev teema. Me saame sellest rääkida järgmine nädal. Nii et me peame jäädma nagu hoidma sellises põnevuses, sest et ma hoian põnevust natuke rohkem, et see on küsimus, et mis on elektriratas, mis on elektrimopeed, mis on elektrimootorratas ja Glenn on siis selles maailmas sees käinud ja isegi mina käisin sõitmas seal mõnega ja ma tahan, et tuleks tagasi järgmine nädal, sest siis saate kuulda rohkem. Vaata kui hea, et saab sõnumit muuta, eks ole, selles mõttes, et näeb, me alustasime saadet sõnumiga, et me räägime nendest kaherattalistest, aga nüüd me muutsime selle sõnumi. Sest vahepeal oli nii palju muid sõnumeid. Just, nii et ikkagi sõnumeid tuleb muuta, aeg võiks olla natuke pikem kui 15 minutit ja siis muudame ära. Aga me teame, et meie kuulajad on meiega tagasi järgmine nädal. Aitäh selle nädala eest ja nägemist.